Marju Länik ja laulu nimi on Karikakar. Kui olete valmis, alustada vaatamist. See on jälle ETV-st tulnud ja all on aasta 1984. Ja ETV ei ole see kell kõrval. Mulle väga meeldib see laul. Ma ei tea see laulu. Ma ei tea, see on nagu mingi printsessikleit. Siit on kaetud aga ta nagu jätab pikad pausid nende sõnade vahele. See tähendab, et seda on lihtsalt kaasa laulda, see on nagu sellises. Põsepuna on veidi liiga palju minu arust. Ei meeldi. Ei armasta, on karikakar selleks küll loodud. Mis valge tõie? Loomulikult on karikakar valge tõie. Sul on hästi tehtud. Kuna ma olen noort Anne Veskit näinud, siis nad on üpris sarnased. Ma olen ise ka teinud selle karikakraga neid asju, nagu kas armastab või mitte. Kõik sulab nagu kokku, midagi ei saa nagu eriti eristada. Ja ta lihtsalt viskab oma lilli. Siis kui nad otsa saavad, siis ta lõpetab laulu ära. Ja oota, jätab viimase lilli endale ja lõppes laulu ära. Tüdrukud, mis te arvate, millest see laul rääkis? Armastusest, nagu kõik laulud. See valiti Eesti 100 aasta kõige paremaks lauluks. Eesti 100 aasta jooksul kõige parem. Minu arust on Anne Veski moodi. Jaa, just, jah, ma mõtlesin ka. Ma ajasin kunagi nagu kogeeks asja. Jaa, sama. Kas oled nõus sellega, et see on 100 aasta parim laul? Aga kuulaksid sa Marju Läniku muusikat veel? Kuulaks küll. Sellepärast, et ma arvan, et see on Anne Veski oma ja Anne Veski oli kunagi mu lemmiklaulja. Aga kas ta on ilus naine? Ikka. Aga teda endal on asjaks ei saa võtta enam. Ta on liiga vana selleks. Aga vana ta praegu võiks olla Marju Länik? Ma ei tea. 88. Järgmine laul on siis Gunnar Grapsi laul Valgus. Enam vaata, kas see on õige laul. Jaa, on õige. Ja kui te olete valmis, siis vajuta tühikut ja hakkame videot vaatama. Ärevas vaikuses seisab üks väike maja. Väga imelik. Kes see on? Sees. Tal on mingid ogadega kindad siin ees. Naiselik. Kas ta on mees või naine või? Mees. Mees. Ta laulab nagu jälle naine. Pop 87. Tal on see, kus on hästi palju siukseid mingi rock-asju, aga ta hääl ei sobi sinna. Tegelikult see oleks mingi valgusele sobilik laulu kostüüm. Ma olen refrääni kuulnud. Ja ma ka. Ta nägu on jube nagu Laikiv. ja Nagu. on higine vist. Ja ma kujutan ette, et sellel ajal, kui see film tehti, vaadategi sellistest telekatest. Ei, mulle ei meeldi see. Kas see me kuuleb mind sealt pealt või? Neil on kõikidel samasugused särgid. Aga seal proovitakse jah, nagu monstrumiteks teha. Neil kõigil on nii kahtlased soengud. Nagu punkarid. Jah. Mulle ei meeldi. See meenutab mulle veidi soorolli. Valgus meil kõige tähtsam ka ei ole ju. Mis on kõige tähtsam? Toit ja vesi. Liigutused on päris head. Seal kasutatakse hästi paljud suitsu, kõik jooksevad ringi ja... Mulle ei meeldi ta. Absoluutselt. Tänava peal enam selliseid vist ei kõnni ringi. Lõpus on natuke igav. Legend räägib seda, et Gunnar Graps kirjutas selle laulu pärast seda, kui ta oli näinud ufosid. Ufosid pole olemas. Nüüd ma sain teada, kuidas see laul nagu valguse sai. Ja ma arvan, et ta läks hullumajja. Räägib tulnukates, laulab kõigile ja ma arvan, et pool publikut jäi seda uskuma ka. Seal on üks jama. Need riided on liiga ja on hoopis mingi rockstari omad. Mitte mingi siukse asja peale. Aga kas see laul täna võiks saada hitiks, kui ta välja tuleks? Ei. No võib-olla mõned inimesed jaoks, kes kuulavad rocklaule ja asju, aga ma arvan, neid inimesi on üsna väheks jäänud, nii et pigem mitte.